Toyota Avensis on oma maise elujärje lõpetanud ja suundunud parematele jahimaadele, vähemalt praeguseks. Tema asemele on toodud Ameerikas Camry. Kas Camry suudab tõesti nii kultuslikku mudelit nagu Avensis siinsel turul asendada? Sellest püüame aimu saada selles saates. Tere tulemast taas vaatama naisluksuri proovisõitu. Ta tundub hiigel suur, kuigi tegelikult on Camry sama suur nagu kõik teised praegused keskklassi sedaanid ja ta on 2 sentimeetrit Superbist pikem. Premium varustuses saab siis reguleerida lülitustega tagumise seljatoe kallet ja ruumipuudusele kurta ei saa. Tal on kokkupõrke ennetussüsteem koos jalakäija tuvastusega ja kuni siis sõidureast lahkumise hoiatussüsteemini, nii et ta on väga turvaline auto. Ja ta disain näeb väga ilus välja, väga vaashoitud ja väga intelligentse. Vaadake ise, tõesti väga kena disain. Ja mugavusvarustuses jaadistamine pole viidud puutetundliku ekraani menüü avarustesse. Ja ekraan on tal 8-tolline, kuid selle graafika tundub olevat aegunud. Ja seda põhiliselt sellepärast, et Ameerikas on selline Camry juba 2 aastat olnud, aga Euroopas jõudis ta alles nüüd, sest et tal selleks läks aega, et teda siinsetele oludele vastavaks teha. Standardvarustuses on 17-tollised valuväljad LED, esituled kaugtulede funktsiooniga ja seal pole näiteks siis parkimisandureid nii ees kui taga ja juhtmevaba telefonilaadjat ega ka siis 3-tsooni kliimaseadet, aga need on olemas, te ise näete ja need tulevad lihtsalt juurde paremates varustusastmetes, millest pole midagi halba, nii peabki olema ja näiteks premium varustusastmes ja seal te saate ennast tunda tõelise kuninganna lausa. Ja mootor on tal sama, mis ka siis RAV4 ehk 2,5 liitrine hübriidajamiga bensiinimootor, millel on 218 hobujõudu. See jõuab 0-100 8,3 sekundiga, mis on palju parem kui Avensisel ju ja 4,3 liitrit 100-le on siis keskmine kütusekulu. Mis siis puudutab tema indeks, see algab 30 900 eurost ja see on poole kallim kui Avensisele, ehk Avensise sai ju kätte ju 15 000 euroga isegi parematel aegadele. Ja tõesti, see on suurim vahe nendel ja kui te olete see inimene, kelles eelistas Avensis odavamaid versioone ja universaalkirjaga versiooni, siis teile on elu läheb natuke raskemaks. Kuid kui te olete see, kellele meeldisid Avensise luksuslikumad versioonid, siis teie pole midagi kaotanud, pigem olete te võitnud. Aga jah, tõsiasi on see, et seal, kus Avensis hinnad lõppevad, seal Camry hinnad algavad. Kui Camry on väga hästi õnnestunud auto, nii et tuult tiibadesse talle. Ja tõesti mõningaid Avensise versioone suudab ta asendada, kuid kõike mitte. Kuid ärge vaadake teda kogu aeg selle pilguga, vaadake teda kui ühte väga hea varustusega, väga hea ruumikusega keskklassi sedaani. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal.